Junior Achievement Eesti esitleb. Tere head vaatajad! Tere tulemast õpilasfirma programmi raamatupidamise koolitusele. Minu nimi on Ander ja täna vaatame üheskoos üle, milline näeb välja õpilasfirma raamatupidamise protsess kogu firma eluea vältel. Ja oleme selleks teile ette valmistanud üsna pika ülesande, mida õige pea kohe lahendama hakkame. Ja kasutame me siis selleks sellist tabelit. Siin on ülesanne ja tabeli see siin, mis koosneb väga mitmetest raamatupidamise dokumentidest, mida firmas üldjuhul võiks täita, kas raamatupidaja või finantsjuht, aga vajadusel ükskõik kes. Olulised teadmised on need kindlasti kõigile õpilasfirma liikmetele. Vaatame siis üle, mis siin raamatus kõigepealt on. Koosneb siis raamatupidamine erinevatest dokumentidest. Esimesena mul siin ees kohe pearaamat. Nagu te näete, kanname me siia kõik kassasse sisse ja välja minevad tehingud, kõik rahaliikumised. Ja pearaamat on kõik olulisem selles mõttes, et see annab kohe sulle ülevaate, milline on firma hetkeseis, kas vaba raha on, kas me saame teha teatud investeeringuid või mitte ja kuhu on läinud meie kõige suuremad kulud ja kust on tulnud meie kõige suuremad tulud. Firma tootmisaruandesse kirjutame me üles toodetud tooted. Kehtib see nüüd küll ainult, eks ole, tõesti firma kohta, kes midagi reaalselt ise toodab, kes ise midagi ei tooda, aga näiteks tellib, saab selle asemel teha tellimise aruande. Ütlen kohe ette ära juba, et kõik aruanded on modifitseeritavad vastavalt teie vajadustele, et ärge olge nendes blankettides kinni. Igal firmal omad vajadused ja raamatupidamine on selleks, et teid aidata ja vajadusel anda erinevatele küsimustele vastuseid, kui need peaksid tekkima. Aga vaatame siis edasi. Veel on meil olemas siin müügiaruanne, kes kui palju müüs. Kasumiaruanne, väga lihtne. Kas firma tuleb kasumit? Firma kasumit siis arvutatakse väga lihtsalt. Tulud miinus kulud ja ongi meil käes firma kasum või kui kulud ulutavad tulud, siis on tegemist kahjumiga. Firma palgaleht, väga paljud õpilasfirmad järjest enam maksavad ka palka, mistõttu on palgalehe arvepidamine ka üks olulisi asju. Bilanss, aktiva passiva, kuldreegel alati tasakaalus, selle abil saame me kontrollida, kas raamatupidamine on tehtud korrektselt. Viimaks aktsiaraamat ja likvideerimisaruanne, kuhu me kanname sisse kõik välja antud aktsiad ja pärast siis arvestame dividendide väljamaksed. Kõigest sellest aga veidi hiljem, sellepärast et õpilasfirma pole meil veel loodudki, nii et dividendi me veel maksta ei saa. Kõik need materjalid on tegelikult kättesaadavad ka Junior Achievement Eesti koduleheküljel. Lähete meie kodulehele ja.ee ja valite siit õpilasfirma. Siia on koondatud ka kõik muu oluline, aga tänasel juhul on meil olulised materjalid ja siin kerite allapoole ja leiate õpilasfirma raamatupidamise tabelid. Ja siit saate need samad tabelid, mis mul just ees on, endale alla laadida. Ma olen neid natuke ise modifitseerinud siin, lisanud siia mõned Exceli välemid, et nad arutaksid mulle mingeid asju kiiremini välja. Saate neid ise lisada, nagu näiteks siin on ju, et arvutaks aktsiate arvu kogusumma välja. Ja siin samamoodi korrutumistehe. Aga need siis igal ühel ise. Saab ka neid manuaalselt arvutada. Aga mis seal ikka? Junior Achievement Eesti kodulehel on need tabelid siis saadavad, palun kasutage neid. Õpilasfirma programmi võistluse osana on õpilasfirma raamatupidamisdokumentide esitamine kohustuslik, nii et täitke neid hoolega. Me oleksime väga tänalikud, kui te täidate ja peate kinni sellest vormist, mis meil on, et meil oleks lihtne ja ülevaatlik neid kõiki võrrelda. Lisaks siis on oluline esitada bilanss ja kasumi aruanne neile, kes mõtlevad võistluse peale. Raamatupidamise dokumendid, väga oluline hindamiskriteerium ka võistlusel, tuleb hoida korras, nii et eksimused, väiksed eksimused raamatupidamises võivad hoopis tekitada sellise tunde,
et olete läbi viimas mingit sorti pettust, mis võib teile maksta olulise koha. Aga seda me loomulikult ei soovi ja me teame, et te olete kõik ausad ja teotahtelised noored, nii et selleks ongi vaja õppida ja hakkame siis pihta. Õpilasfirma raamatupidamise ülesanne. Meil on siis täna ees õpilasfirma Karukatel, kes toodab savist kruuse ja õpilasfirmas on 6 õpilast. Kati, Mati, Juss, Liisa, Miina ja Siim. Kirjas on, et nad kõik osalevad tootmises ja müügitöös ja otsustasid maksta siis tootmistöö tasuks 0,5 eurot tassi eest. Ehk siis iga õpilane, kes toodab tassi, saab 0,5 eurot. Mida rohkem toodad, see rohkem raha saad ja müügitasuks 10% iga müüdud toote müügihinnast, ehk siis kui suudad 10 eurosest ühe tassi maha müüa, saad endale 1 euro ehk siis 10% 10 eurost. Õpilased kehtestasid ka juhtidele töötasud, mis ei sõltu tootmisest ega müügimahust, tegevjuhile 2 eurot kuus ja teistele juhtidele 1,5 eurot kuus. Nende müüginumbrite ja tootmistasudega hetkel me midagi teha kohe ei saa, küll aga võime me kirja panna juba nende palganumbrid. Ja avame selleks palgalehe ja olen siia juba ette kirjutanud kõik inimesed, kes meil firmas on, Kati, Mati, Juss, Liisa, Miina ja nende ametinimed see juurde. Ja on siin meil siis teada, et Kati ehk tegevdirektor saab 2 eurot ja teistele siis läheb kirja 1,5. Kasutame Exceli shortcuti, et siin kõikidele see kopeerida. Siin paremal all nurgas on siuke väike suurem kastike, kui sinna peale liiguti hiirega ja kursoriga tuleb siia üks mustrist ja saate niimoodi alla tõmmates kõik need numbrid kiiresti endale kopeerida. Nii, aga vaatame siis edasi. Saime palgad kirja, 1,5 eurot kuus on kirjas ja liigume edasi. Oma tegevuse alustuseks väljastas õpilasfirma 1. septembril aktsiaid kokku 120 euro väärtuses. Õpilased investeerisid õpilasfirmasse võrdselt ja omandasid ka aktsiaid ühe palju, igaüks 2 aktsiat nimi väärtusega 10 eurot. Ja paneme siis välja antud aktsiad kirja. Loomulikult lähevad need aktsia ja likvideerimisaruandesse. Ja kirjas siis oli, et igaüks sai aktsiaid võrdselt ja 10 eurot. Paneme siis siia 10 kirja, igaüks seda saab ja aktsiate arv igalühel 2, ehk siis kogu summa arvutatakse kiirelt juba välja, igaüks saab 20 euro väärtuses aktsiaid. Ja kuna see on kõigil võrdselt, siis kopeerime need teistele ka. Ja kui me oleme need siia sisse kannud, kõigil on aktsiad olemas, sissemaksed tehtud, aktsiakapital on ju ka õpilasfirma algkapital teatavasti, ehk siis see on see raha, mille te sisse panete firmasse ja ongi see esimene tulu, mis tuleb kohe kanda ka pearaamatusse. Nüüd pearaamatu puhul on väga oluline jälgida debet ja kreedit pooli. Nagu näete, siis raha sisse saadud esimesse veergu kirjutan kohe debet poolele, ehk siis D-täht tähistab debetit, ka kreeditit, debet poolele, kuna see raha tuli firmasse sisse, 120 eurot. Ja raamatupidamise kuldreegel on selline, et debet leiab endale alati teise konto kreediti, ehk siis raha on meil siin, teised kontod paistavad siit poolt ja alati tuleb talle leida, kui siin on sissekanne tehtud debet poolele, talle vastav kreedit, ehk on vaja näidata, millisest tehingust siis raha sisse tuli. Loomulikult võiksime me siin tegelikult ka üles lugeda, praegu ma kannan sisse tegelikult, hakkame siit järjest minema, siis ma räägin uuesti edasi, et kassasaldo hakkab meil olema siis 120 eurot, makstud meil midagi ei ole, on ju, kuupäev, millal oli, meil oli 1. september, eks ole, paneme selle kirja, 1.12.2015, tšeki number, võib ka kirja panna, oletame, et see on mingi S14, S12 on ju, kellelt me selle saime? Me saime selle õpilastelt. Ei ole vaja pikemalt seda kirjutada. Põhimõtteliselt võiks ka siin nagu välja tuua kõik õpilased eraldi ja panna niimoodi, et siis 20, 20, 20, 20, 20 ja siis palju igaüks maksis, aga otseselt ei ole ju sellel pointi, sellepärast et kõik on selle sissemakse võrdselt teinud. Kui need sissemaksed on siis erinevad, siis sel juhul tuleksid need sissekanded teha
ka eraldi kõigi kohta. Ja nagu ütlesin, Debet leiab endale kreediti ja meil on valida aktsiakapital, müügitulu, tootmiskulud, töötasud ja muud kulud. Ilmselgelt ei ole tegemist kuluga, sest see on raha sissetulek ja tuleb leida siit tulupoolelt midagi. Müügitulu või aktsiakapital, tegemist on ju aktsiakapitali sissemaksega. Ja kuna meil on siin ta Debet poolele kirjas, leiame siit kreedit poole ja 120 läheb siia kirja ka. Excel arvutab kohe allapoole siia minul kokku automaatselt kõik summad, millest pärast on hea ülevaade teha. Aga praegu need meile olulised ei ole. Nii, aga lähme edasi ülesandega. Ja vaatame, mis tekstis edasi on. 2. detsembril registreerisid õpilased ennast ja Eesti õpilasõnade registris ja maksid registreerimistasu 5 eurot. Tegemist on siis õpilaste esimese kuluga ja tuleb see jälle kanda pearaamatusse mõistega sisse. Kuna tegemist on makstud väljamaksega, läheb seekord summa kreedit poolele, paneme ta siia kirja, kassasaldo, vaatame siit kiirelt shortcutina 115 olemas, kuupäev 02.12.2015 ja dokumendi number oletame, et mingi 56, see on siis tšekk, millelt saab kontrollida, maksame me seda ja Eestile. Jäi siia enne märkimata mille eest, siin on tegemist aktsiatega. Ja maksame siin registreerimistasu. Nõndaks ja millega on tegemist? Ilmselgelt on tegemist kuluga. Valikus on meil täna tootmiskulud, töötasu ja muud kulud. Ei ole ta otseselt mitte mingi kulu tootmisega seonduv, sellepärast et me midagi sellest ei tooda. Selle registreerimisega ei ole ka tegemist töötasuga, nii et kõige paremini sobib ta täna muude kulude alla. Ja nagu kuldreegel ütleb, kreedit leiab alati Debeti, siin on maks sissekanne tehtud kreeditisse, järelikult muudesse kuludesse läheb seesama asi Debeti alla ja paneme selle viieka siia sisse siis. Tähendab see siis seda, et kassast võetud raha läks mingitele kulutustele. Aga liigume edasi. Järgmise punktina tootmise alustamiseks ostsid õpilased savivarikust 4. detsembril 10 kilogrammi savi, hinnaga 10,76. Saame selle kohe siia sisse kanda. Jälle väljaminek, eks ole, 10,76. Kassasaldo on meil 104,24, nii nagu näitab see kiire shortcut siin all. Kuupäev on meil 4. Tšeki numbriks oleme näiteks 119. Kirjutage teie õige tšeki number, kui teil see olemas on. Savivabrikule maksime savi eest. Ja nüüd millega tegemist on, ilmselgelt on tegemist kuluga ja töötasus ei ole, muu kulu ei ole. Tegemist on tootmiskuluga ilmselgelt sellepärast, et sellest savist hakatakse tootma ju meil kruuse. Ja läks see kreedit poolele siia, tuleb kuldreeglina leida siit talle Debet vastu. 10,76 siia ja olemegi selle sissekande ka ühel pool. Oluline on märkida veel, et õpilasfirma raamatupidamine on kassapõhine. Ehk see tähendab seda, et kõik asjad käivad läbi kassa. Pärast tuleb meile ette veel, kui me räägime korraks laovarudest, et tegelikult õpilasfirma neid olla ei saa, sest me kanname kõik materjalidena juba kuludesse. Ehk siis me ei saa arvestada veel eraldiseisva rahasummana laovaru. Päriselus see päris nii lihtne ei ole, aga oleme lihtsustamise jaoks seda niimoodi teinud, et kõik läheb läbi kassa. Tegelikult tihti arve eest me saame nagu nii-öelda nõudlusarvet maksta, mis järel me kanname selle päriselus tegelikult raamatupidamistabelisse sisse. Küll aga täna õpilasfirma programmis teeme sissekande alles siis, kui konkreetselt raha on liikunud, ehk siis raha on kassast välja läinud või raha on kassasse sisse tulnud. Nõnda lihtne see on. See oli väike kõrvalepõige. Aga liigume edasi ja vaatame, mis siis firma Karukattel edasi tegi. Rentisid keraamikatoast nädal aega treiratast ja maksid sellest 10. detsembril 20 eurot. Jällegi, tegemist on kuluga. Kanname selle sisse 20 eurot. Jääb alles meil 84,24. Kuupäev on meil 10. Jätame selle tšeki numbri praegu vahele ja keraamikatoale. Ja treirata rent siis selle eest ja endiselt on tegemist tootmisega seonduva kuluga 20 eurot. Kuna maksud oli ta kreeditisse, siis siin kuludesse läheb Debet poolele.
Nii, nõndaks. Edasi, ahju kasutamisest maksid nad 15. detsembril 30 eurot. Jällegi 30 eurot tuleb kassast välja maksta, alles jääb vaid 54,24, raha lendab nagu suure tuulega rahakotist minema ja kuupäev on meil 15.12.2015, keraamikatoale taas ja maksid nad ahjurenti siis. Ja kuna tegemist on endiselt tootmiskuluga, läheb see endiselt siia kirja. Paneme 30 siia kirja ja oleme selle sissekandega ühel pool. Nii, nädalaga tootsid nad 80 kruusi. Avame nüüd siis tootmisaruande. Ja teeme ka esimesed sissekanded siia. 80 kruusi õpilasfirma tootis. Kirjas on meil tegelikult siin veel lisana ka, mitu igaüks meist tegi. Kati 8, Mati 20, Juss 10, Liisa 12, Miina 15 ja Siim 15 kruusid tulid ahjust 15. detsembril. Aga paneme need kohe tootmisaruandesse kirja. Katile siis 8, Mati saab 20, Juss 10, Liisa 12, Miina 15 ja Siim oli samamoodi tubli ja tegi 15 kruusi. Nagu näha, tegevjuht on kõige laisem sellel korral ja kuupäevana läheb meil kirja 15.12.2016. Kõik on üks ja sama kuupäev. Pean ühe korra veel trükkima sisse, enne kui ma kopeerida saan. Vastasel juhul Excel hakkab ühe numbri võrra seda kuupäeva kogu aeg suurendama. Aga nüüd, kuna siin on kõik võrdselt, siis kopeerimine töötab edukalt. Ja kokku, nagu näete, 80 ühikut tootis, arvutas Excel meile selle ka välja. Ja see sissekanne on samuti tehtud. 18. detsembril toimus Pärnus jõululaad. Jõululaada sõidukulud tasus vald ning osalustasu 6 eurot tuli aga 16. detsembril maksta organiseeritavale Pärnu koolile vastavalt nende esitatud arvele number 186. Selles sai õpilasfirma müügiboksi. Jällegi on tegemist kuluga, mis läks välja, võtame lahti pearaamatu ja kanname selle kulu siia sisse. Pärnu koolile siis 6 eurot makstud, ehk siis kreeditpoolele, kassasse jääb alles 48,24. Kuupäevaks oli meil 16.12. Ja arvenumber oli 186, kui ma nüüd õigesti mäletan, just 186. Pärnu kool selle raha saab. Ja osalustasu on siis tegemist. Millega siit kontodest tegemist on muude kuludega, ei ole tootmiskulu, ei ole töötasu, läheb ta siis muude kulude debetisse, sest siin raha poolel läks ta kreeditisse. 6 eurot siia kirja. Nõndaks. Ja boksi kaunistamise eest siis osteti 17. detsembril 4 euro eest Abakanist katteriiet. 4 eurot kuludesse tuleb veel kanda. Alles jääb 44,24. Kuupäev 17.12.2015. Tšeki jätame praegu vahele ja Abakan. Kanga eest ja jällegi tegemist ei ole tootmiskuluga, sellepärast selle eest õpilasfirma ei tooda midagi, mida ta müüb, vaid tegemist on tegelikult turunduskuluga, aga kuna meil seda siin ei ole, kanname ta muude kulude alla 4 eurot. Kui õpilasfirmal on rohkem mingit sorti kulusid, nagu näiteks turunduskulusid, mida ma just mainisin, võib ta teha eraldi veeru, sellepärast et siit on hea ülevaade saada. Näiteks tootmiskulude puhul juba on näha, et 60,76 on hetkel läinud firmal tootmise peale. Ja kui firma pakub näiteks teenust, kus turundus on väga oluline, siis on hea ülevaade kohe, et kui palju on raha kulunud siis teenuse peale. Ehk siis kõik see on hästi kohandatav vastavalt teie vajadustele, kindlasti tehke seda, et teil oleks just kõige parem ülevaade oma firmast. Aga lähme edasi. Nii, õpilased osalesid 18. detsembril kõik laadal müügitöös ja müüsid 30 kruusi hinnaga 2,5 eurot kruus. 2 kruusi läks transpordil katki, kuna kõik õpilased võrdselt müügiga hõivatud, jaotati müügitulu nende vahel võrdselt ära, ehk siis mis eelselt juba mainitud sai, see oli siis 10% müügihinnast. Ja võtamegi siis nüüd lahti müügiaruande, kuhu me saame selle sissekande kohe teha. Kuna kõik õpilased müüsid koos, ei ole meil mõttekas eristada, ega ei ole väga võimalik eristada, kui palju kruuse ükski inimene müüsing, siis jagame müügitulemus kõikide vahel võrdselt ära ja seega võime nüüd müügiaruandesse sisestada lihtsalt kogu summa ja ei hakka müüja nimesid siin eraldi välja
tooma. Nii et paneme kirja, näiteks paneme siia laat, müüdud oli 30 toodet, summas 75 eurot ja arvutab meile Excel siin tegelikult ka ära, palju tasu müümise eest kokku tuli, ehk siis müügitasuna läheb sellest käibenumbrist kohe laiali jaotamiseks 7,5 eurot, mis tegelikult jaguneb siis veel kõigi firma liikmete vahel võrdselt ära. Ja kanname selle rahaga kohe pearaamatusse, sest tegemist on ju sisse tuleva rahaga. Ja läheb ta siis lõpuks ometi saadud raha hulka, ehk siis raha teebetisse, teebetkonto peale ja 75 siia. Kuupäev on meil 18.12. Tšeki jätame, tšeki hetkel ei ole. Õpilastelt saime selle raha võib-olla on ju, ja tegemist on siis müügituluga. Ja kanname ta müügitulu nüüd kreeditisse, sellepärast et vastavalt raha pool oli ta kantud teebetisse. Ja rahasalto on meil peaaegu jälle jõudnud sinna summani, mis ta meil enne oli, 120 eurot, me sisse panime. Mõned sendid on küll puudu, aga pole hullu. Kõik on hästi. Nüüd 2 kruusi, mis läksid transpordil katki. Nende pärast ei pea muretsema, sellepärast et tegelikult oleme me need kandnud juba kuludesse eelnevalt materjalina. Ja nagu ma mainisin ennem, kitsendused, mis on õpilasfirmade raamatupidamise puhul, et me teeme kõike läbi kassa kogu aeg, kõik summad, ehk siis põhimõtteliselt sõltumata sellest, mitu kruusi te toodate, olete te teatud hulga materjalide eest juba maksnud ja mida rohkem te nende materjalide eest suudate kruuse toota, seda suurem on teie tuluvõimalus. Ehk siis 2 ära lõhutud kruusi, neid me ei sisesta mitte kuhugi, need on lihtsalt teie kaotatud kasumi teenimise võimalus. Ja vaatame siin kirjas, on veel 31. detsembril maksti välja esimese kuu palk. Võtame lehti ette kohe palgalehe ja vaatame, kuidas palgaga lood on. Ja võtame siis detsembrikuu palgad ette. Nii, ametipalk on meil juba kirjas, mis on iga kuu fikseeritud. Preemia kohta meil midagi mainitud ei ole, keegi seekord preemiat ei saa. Tükitöötasu eurodes, see tuleb siia tegelikult automaatselt ja tükitöötasu arvestamine toimub tegelikult siin tagapool natukene. Selle jaoks on eraldi lahtrid ja selle kõigepealt tuleb meil leida, palju igaüks on tootnud. Kust me selle saame, võtame lahti tootmisaruande ja saame siit kopeerida kohe sellel kuul. Nagu näete, 15. detsembril on igaüks toodetnud ja paneme need siia palgalehele ümber. Nüüd igaüks mäletatavasti pidi saama, nagu meil alguses kirjas oli, tootmistöö tasuks 0,5 eurot tassi eest. See on kõigil ühepalju. Kopeerime selle siia, kuna see summa on kõigil ühesugune, paneme ta siia kirja ja nagu näeme, siis sissekanne selles osas on ka juba tehtud. Kõige vähem raha saab siin hetkel Kati ja kõige tublim on olnud Mati ja ega Miina ja Siim ka väga kehvad pole olnud. Ning viimaks müügitasu eurodes, mäletavasti müügiaruandesse kandsime me 7,5 eurot, mis tuleb kõigi vahel ära jagada. Meil on 6 inimest, mis tähendab seda, et 1,25 eurot saab iga üks neist. Kopeerime selle siia kõigile. Kokku 7,5 eurot ja lõpptulemus on see, et kõige rohkem palka saabki meil Mati 12,75 eurot ja kõige vähem Kati 7,25. Ja nüüd nagu näeme, siin 57 eurot on kogu töötasu, mis detsembrikuus välja makstakse. Võtame nüüd ette kohe ka pearaamatu, kuhu see kulu sisse tuleb kanda. 57 eurot. Maksame me kassast välja. Siin on hetkel jäänud arvutamata veel ka ennem kassa hetkeseis. Kirja panemata paneme selle ka kirja. See oli 119,24. Nüüd on siin siis 62 ja 24. Kuupäev on 31.12. Palgaleht 1 on dokumendi number, saavad selle raha õpilased. Tegemist on palkadega ja läheb ta siis, kuna siin on ta kantud raha kreedit poolele, leiame talle sobiva konto debeti, selleks sobib töötasu ja paneme ta siia debet poolele
57 eurot, voilà, olemas. Ja liigume meie ülesandega siis edasi. Selle esimese osa lõpetuseks tuleb meil siis täita ülejäänud raamatupitamise dokumendid selle perioodi kohta ja selgitada välja, kas õpilasfirma sai esimese kuu jooksul kasumit või kahjumit ning kuidas on siis õpilasfirma rahaline seis. Vaatame selle ka kiirelt üle. Selleks on meil vaja iga veeru koondtulemusi, mis on Excel meile juba välja arvutanud. Muudesse kuludesse läks seekord 15 eurot, töötasu peale 57 eurot, tootmiskulusid 60-76, müügituluna tuli sisse 75 eurot ning aktsiakapital on ka kontos peal kirjas 120 eurot. Hetkel on õpilasfirma kassas 62 eurot ja 24 senti. Nüüd, mida me teeme nendega? Selleks, et selgitada välja, kas õpilasfirma on teeninud kasumit või kahjumit, tuleb mõistagi võtta lahti õpilasfirma kasumiaruanne. Ja esimese perioodi kohta täidame siis selle ära. Tuludesse tuleb siis pearaamatust võtta see tulu, mis on 75 eurot. Paneme ta siia kirja. On väga oluline teada, et aktsiate eest saadud raha ei ole teie müügitulu, vaid tegemist on aktsiakapitaliga ja seda kasumi aruandesse mitte kunagi ei kanta. Ehk siis see on teie stardikapital, mitte teenitud tulu. Iseenda pealt tulude teatavasti nagu väga ei teeni, et ei saa seda nimetada ju tuluks, kui teie kuhugi raha panete ja siis võtate selle raha ja selle eest midagi koostate. Ja kulude poole pealt meil on palgakulu, vaatame selle üle. Palk on meil 57 eurot selles perioodis, kanname selle siia. Materjali ja varustuse peale läks meil seekord pearaamatust vaadates 60-76 tootmiskuludena siis. Ning muudesse kuludesse mäluvärg oli vist 15, nõnda on 15 eurot on siin kirjas. Paneme selle ka siia. Hetkel näeme, et õpilasfirma tulusid on siis 75 eurot, kulusid on sellel perioodil 132,76 ning aruandeperioodi kasum või tegelikult antud juhul kahjum on siis 57 eurot ja 76 eurosenti. Seda see miinusmärk seal ees näitabki. Aga pole hullu. Alustav ettevõtte puhul on vägagi normaalne, et alguses teenitakse kahjumit. Tuleb ju alguses investeerida, et tulevikus saaks hakata vilja lõikama. Ja et kontrollida, kas oleme teinud kõik korrektselt, selleks nagu ma eelnevalt ka korraks mainisin, on meil olemas bilanss. Selline leht, kuhu me siis teeme sissekanded aktiva ja passiva poolele ja raamatupidamise kuldreegel bilansi puhul on see, et aktiva peab võrduma passivaga, ehk siis need numbrid siin all, mis hetkel on nullis, peavad olema ühesugused. Tulevad need siis nii, et arvutatakse kokku kõik need asjad, mis siin ja tabelisse kanname. Nii, ja kanname siis hetkel pearaamatust meie rahaseisubilanssi, milleks on 62,24, nagu näete siin. Paneme ta siia kirja. Õpilasfirmal varasid ei ole, kuna nagu eelnevalt mainitud sai, kõik materjalid, tööjõud ja muud asjad on kantud koheselt kulude alla või füüsiliselt on teil varad olemas, siis teoreetiliselt olete te tegelikult need juba kuludesse kandnud, seetõttu me neid siia uuesti ei kanna, nii et õpilasfirmade puhul on varasid alati 0. Vabandust, kandsin selle 62,24 siin vale konto alla, see läheb siis raha alla, mis on pearaamatus ja räägin hetkel materjalidest varudest, mida õpilasfirmadel ei ole. Ja samamoodi ei ole hetkel sellel õpilasfirmal ka põhivarasid. Kui te olete endale mingisuguse masina kasutamiseks ostnud, siis põhivarade alla ta tuleb kanda. Võlgasid õpilasfirmal ei ole, kõik raha on kohe ilusti ära makstud, aktsiakapital oli 120 eurot ning kasumiaruandest saame ka kasumi, milleks on 57,76, kopeerime ta siit ja kleebime siia bilanssi. Midagi läks valesti. Vaatame uuesti, võtame meelde 57,76 miinusmärgiga. Ja nagu näete,
bilanss on tasakaalus 62-24, 62-24 aktiva ja passiva pool. Kordan veel kord üle, raamatupidamise kuldreegli, bilanss on selleks, et kontrollida raamatupidamise korrektsust ja kui aktiva võrdub passivaga, siis järelikult olete te kõik dokumendid suure tõenäosusega õigesti teinud. Kui midagi on valesti, aktiva ei võrdu passivaga, tuleb hakata otsima, kus on viga sees. Aga lõpetame siin esimese osa. Teises osas vaatame üle õpilasfirma teise poolaasta tegevused ning teeme lõppkokkuvõtte. Ma loodan, et sellest on teile abi olnud ja olete saanud natuke targemaks. Teine osa on siis kohe leitav, kui klikite üles bännerile või ilmselt on ta paremal pool juba ka pakkumisel teile. Teiega oli Ander, aitäh teile ning kohtume peatselt!